No nii, tere taas. Oleme siis traditsiooniliselt siin Peterburi tee ja Smuuli tee ristmikul jälle alustamas seda reisi Lasnamäelt. Liigume nüüd täna natukene teise suuna peale. Läheme siis rohkem sinna Punase tänava poole. Lähme sellisesse autotarbete poodi, nagu on Ristmik. No see on küll Pae tänaval, see ongi seal Punase ja Pae tänava ristis põhimõtteliselt, ristumiskohas. Ja siis lähmegi, seal on vaja võtta ühte head remondi sellist kitti, nagu nimetatakse. Mul on murdunud seal Audil on siis järgmine patsient on siis Audi. Kiiaga saime siis need asjad siis Kiiaga ilusti selle koostöö läbi viidud. Nüüd on siis nagu kord ja kohus need asjad ka seal tehtud, sain kõik need andurid ja lõpuks selle piduri silindri sain ka korda, ei olnud seda kuskilt saada. Lõpuks sain ka Abetexist, see on seal Sõle tänava lõpus, Kangro tänaval. Seal oli, aga oli ka tegelikult silindri ise oli õige, aga siis see õlipaak või selle piduri vedeliku paak oli seal vale, seal ei olnud seda auku sees. Siis oleks pidanud see auk seal ka sees olema, sealt läks edasi see siduri sinna, sidurisse läkski, siduri töösilindrisse läks siis see vedelik edasi sealt paagist, aga see, mis ma tellisin, seal ei olnud. Ja siis võtsin selle paagi maha, panin vana sinna ja õnneks hakkas toimima. Kevadest peale seda jaurasin sellega. Aga nüüd on siis järgmine patsient on Audi ja Audiga on natukene ka. Ei ole selles mõttes, tundus pidurid olid head ja nendega oleks tipp-topp, et rattalaager oleks seal, tundub, veermikus kindlasti veel midagi. Aga suure hurraaga läksingi siis ülevaatusele, mis seal vaja teha on ja ei käivitunud, et läks õhtale see signaalblokk, see elektrisüsteem, seal on need süütejuhtmed, peksavad üle. Ja siis on veel see signaalblokk põles läbi, ka vast sellest ülepingest. Ülepinget küll ei saa olla, sest pinge on ikka ju 12 volti, aga just see voolutugevus siis nende juhtide tõttu siis kuskilt hakkas seal siis seda lühist tekitama ja seal oli ja siis see signaalblokk Remostar, see läks õhtale omadega ja see tähendas siis seda, et ta lükkas selle bensiinipumbale katkestuse peale ja bensiinipump siis, kuna see plokk oli sealt vahelt ära, sealt oleks vaja olnud see katkestus maha võtta ja siis oli ka kapoti all seal see drosselklapp oli murdunud, drosselklapi gaas, et seal, kus on tross kinnitatud, et tross siis tõmbab selle klappi lahti, et mootor saaks õhku. Ja see klapp oli nagu puruks, tross siis ei tõmba klappi lahti ja mootor ei saa õhku. Ja siis oli veel temperatuuriandur, on tal ka putupiilu. Ja siis ongi nagu siuke asi, et tahangi seda drosselklapi kaant nüüd ära remontida.
et seal on sihuke kitt, selline mastiks või noh, seal on metalli ka sees. Ütleme, et noh, liimiga panen ka veel, aga siis panen selle kiti panen ka sinna ümber. Ja siis proovin veel tugevdada teda igasuguste asjadega, et see kitt peaks, kuna seal on metalli sees, et panen ta sinna ümber niimoodi sellele kohale, kus ta siis tõmbab. Et igatepidi ta peaks jääma sinna vormi sisse, et ta peaks olema nagu metallina nagu tugev siis. Et siin nendes autopoodides on ka jah, niimoodi erinevat, et osades on nagu siuke kaup on nagu erinev ikkagi, et on küll nagu autopoed kõik, eks ole, automaailm ja mis veel, motonett ja niimoodi, aga näiteks seal Ristmiku autokaupade poes, seal on selliseid igasuguseid no näiteks summuti mastiks, et summuti parandamiseks siis samamoodi on ka remonditeip seal, et siukseid huvitavaid asju on seal palju, et noh, mis võimaldavad siis omade käepäraste vahenditega nagu teha korda asju. Et ju muidu on vaja ju summutil, kui on auk sees, on vaja seal keevitama hakata, aga seal Ristmiku poes on just ongi see spetsiaalne summuti jaoks siuke alumiinium teip, noh, on veel kuumakindel ja siis siuke summuti tsement nii-öelda, et siis sellega saab siis selle ilma keevitamata siis selle summuti täiesti korralikult korda teha, et täitsa nii-öelda käepäraste vahenditega. Ja siis noh, mingil hetkel ma vaatan võib-olla sealt summuti seda värvi ka osta. Ja siis nüüd liigumegi sinna poole, nüüd oleme jõudnud Punase tänava risti. Ma ei hakka siis seda kaamerat keerama, et tagant on ju näha see pilt. Et ja üritame siit Punasele tänavale saada. Siin on siuke paha koht. Just prügikasti taga ka ja kurvi peal see asi. Üritame siis saada siit üle ja siis lähme mööda Punast tänavat sinna Mae tänava poole. Et siis väga kaugel ei olegi, noh, tegelikult siit saaks veel kuskilt Paekaare tänavalt saaks veel kuskilt majade vahelt, aga noh, sellel ei ole nagu, noh, saab jah, igati moodi, aga ongi, et sellised pikk-takitamise veel kuskil majade hoovis, kui ise elab siin samas Paekaare siin Uulitsas on ju, siis võib-olla tõesti täpselt tead, et sealt saab läbi ja aga muidu hakkasin sumpama nendes lumehangedes ja jalad märjad pärast, et tuleb ikka sealt, noh, talvesaapad on jalas, aga tuleb ikka sealt soki vahelt sisse ja siis on kinni kuskil veel mingi hoov ja ees, et ei saa läbi ja noh, ei ole teed ja et ma olen siin tähele pannud, et need peatänavad nii-öelda on noh, ikkagi tuleb ta kõige nagu nutikam, et lähed seda mööda suurt peatänavat ja jõuad ilusasti sa kohale ja ilma ootamatusteta, noh, ootamatuseid võib ikka tulla, aga peatänavad on lahti lükatud lumest, noh, siis on lumetõrjet ka kindlasti tehtud, noh, libeduse tõrjet, killustikku või mingit kiiva pandud ja viib ta ilusti kohale, et on hea kõndida ja pole siukest sellist ekslemist. Ja mugav on ka, et noh, siis on ju nendes tupiktänavates on ju kõik need autod sõidavad seal ja kus sa seal kõnnid ja niimoodi. Et nii palju on see elu nagu õpetanud näiteks selliseid asju on õpetanud. Aga teised asjad ka siis veel, et eelmises videos, seal 10. videos rääkisime sellest
jäi pooleli, mul sai jälle mälumaht täis sellel telefonil. Ja laadisin siis 10. video üles ja kustutasin siis nüüd ära, nüüd on jälle mahtu. Aga siis jäigi seal Järvevana tee peal, jäi ju pooleli see praegune siis nii-öelda turumajanduslik siis situatsioon. Noh, mina nimetan seda laadaplatsi nagu lehmakauplemise situatsiooniks. Et on ta ju ikkagi selline kõva tegelikult tõmblemine. Et turul käib ka muidugi jah, seal niimoodi ikka võib-olla seal keegi küsib seal alla, tavaliselt ikka küsitakse. Aga üldjuhul ikkagi näiteks lähed seal enda kartuli hinda müüd, kartuleid müüd seal mingi hinnaga. Et ega seal väga seal nüüd niimoodi praegu vist enam väga ei ole seda, et saavad inimesed ise ka aru, et ega see kartuli kasvatamine ei ole lihtne ja et muidugi, kui sa seal 10 eurot kilo eest küsid, eks ole, siis muidugi kaubeldakse, aga kui seal 80 senti on kilo, eks ole, et ja sa seal külmas või väljas seal tuule käes kuskil või leti taga seal oled kohale tulnud ja kõik need kulud, eks ole, et vaevalt seal väga keegi nüüd nii väga seal kauplema hakkab, aga kõik on võimalik, et see turumajandus oleks veel aktsepteeritav nagu natukene niimoodi, et seal niimoodi-naamoodi võib-olla seal käib siis see suhtlus ka ja siis arutadki, eks ole, et miks see siis on see kartuli hind selline, kilohind ja siis võib-olla siis teine pool siis võib-olla hoopis ütleb, et ai, et kuuled, et ma annan sulle natukene nagu investeerin nagu peale sellesse tegevusse, et on ju ka see võimalik turul, eks ole, et see investeerimine on niisugune paha sõna nüüd, et ka siin kõik nende elektripakettidega ja nendega on nüüd saanud börsipaketid ja kõik, mis pidid ju olema siis tulusad, on saanud ju kõik ju vastu pükse, et see on ka nagu selline õppetund, et mida ju tegelikult ju see keskklass ongi ju hõisanud ju tegelikult ongi see alati olnud see keskklass, see, kes on öelnud, et see kõik on nagu aktsepteeritav ja see kõik on nagu õige ja see kõik on nagu tore, et turumajandus ja taksojuhid sõidavad, eks ole, siin surnuks ennast, eks ole, seal 16 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas ja magavad ka seal autos ja siis on ju see keskklass on ju alati öeldud, et see kõik on nagu tore, et see on nagu turumajandus ja nemad on nagu seal selles nii-öelda mugavustsoonis. See on ka siuke stampsõna, aga nii-öelda nemad on nagu seal mingi seal neid selline kui sa oled seal, ütleme, mingi 40 aastane on ju, siis on sul seal mingi selline 8-5, eks ole, töö. Sa oled seda teinud seal, ütleme, seal mingi 10-15 aastat, eks ole, võib-olla juba 25 aastat, eks ole. Ja siis sa lähed hommikul sinna, võib-olla seal pärast 8 natuke, võib-olla 8, eks ole. Oled veel täpne, eriti kohusetundlik, eks ole. Seal päeva peal käid seal kuskil, eks ole, seal mis iganes seal kellelegi kodus seal viid kassile liiva, eks ole,
ja enne 5 juba siis, 5 oled juba kodus, eks ole, ja siuke happy life, eks ole, et oled veel omas arust selline, kõva nagu töörügaja ka, eks ole, et ikka 8-5 käid ja kohusetundlik ja laupäev pühad vabad. Aastas seal 30 päeva, 28 päeva puhkust, eks ole. Ja jõulupreemiad ja muud asjad, eks ole. Ja siis on seal muidugi ju tore ju öelda, eks ole, et näed, et see on kõik turumajandus, eks ole. Ja las see siis, mis iganes seal, kes need neegrid on, eks ole, seal. Kas on nad seal kassiirid või on nad seal Boltis või on nad seal Woltis, eks ole. Et siis on ju seal tore ju hõisata, eks ole, et kui endal on nagu 8-tunnine tööpäev ja selline kõik sellised tingimused tagatud selle töölepinguga, eks ole. Ja sa oled seal, eks ole, seal juba 15-20 aastat olnud, keegi siis nagu, seal on ikka see tutvusringkond, eks ole, läbi tutvuste, läbi pugemiste käib see asi siin ikkagi Eestis, eks ole. Ja siis on seal mingid spetsiifikad on ka, ja natukenegi nahaalsust on endal, et siis sa ikka ju upitad ära ennast seal ja ütled, et sa oled nagu väga vajalik lüli seal ja väga ei ohusta ka siit seal sellest sooja koha peal, eks ole, midagi. Et aga nüüd on siis natukene asjad nagu pöördunud, et tuli nüüd vastu näppe neile see elektriarve, et kellel siin 1500 eurot, eks ole, ja et see klass on ju ka seal omast arust siin investeerib ja kavalad ja niimoodi, eks ole, et siis tuli nagu see börsipaketiga see vastu näpp ära, eks ole. Et kus siis seal 150 eurosest arvest sai 1500 eurot, on ju. Et siis jäigi see eelmine video nagu seal Järvevana teel jäi nagu poolikuks, et nendest taksohindadest rääkisime, et seesama keskklass on ka seal nagu seda sõna võtnud, et miks ta nii nagu kallis on see 8 eurot ja seal lennujaamas kuskile sinna Kalamaia, eks ole. Et 8 eurot on nagu palju, et aga ongi, või et 8 eurot on normaalne hind, eks ole. Et jah, muidugi normaalne, eks ole, et kui sa enda autot ei kuluta, enda kütust sa ei kuluta, eks ole, sa saad sealt otse, eks ole, sealt kuskilt sealt Bahamalt või kust Egiptusest, eks ole, iganes on ju, sealt tuled on ju, ohver seal ka käes, eks ole, sa saad otse seal, eks ole, seal mingi peaaegu nagu auto ülalpidamiskuludega saad nagu koju, eks ole, mis sa nagunii nagu võib-olla mõned eurod on peale, eks ole, lisaks, eks ole, lisaks nendele autokuludele, kindlustused ja ülevaatused ja hooldused ja siis on seal ju see taksokindlustus on ka veel ekstra. Ja kütus ja auto ise ka, eks ole, maksab, on ju. Et siis on muidugi see, juba siis kisa lahti, et kui ta üle 8 on, eks ole. Et aga reaalsuses on see tariif oli ju tegelikult 6 aastat tagasi, ta oli enam-vähem sama nagu praegu. Et oli see tariif ju seal 2014 aasta seal samamoodi mingi sellistel kesktaksodel oli, need sõbrataksod ja sellised, mis seal olid, oli ju see tariif sama, mis praegu, et oli 2 eurot alustus ja 50 senti kilomeeter. Et siis ta tuli ka sinna niimoodi, lennujaamast sinna kuskile Koplisse, eks ole, tuli ta seal kuskil 7-8 eurot, on ju. Et kus olid siis, hinnad olid veel odavamad tol ajal, teised hinnad, on ju. Kütus oli odavam, eks ole, kõik elamiskulu hinnad olid odavamad. Ja siis
oli ka see teenistus tegelikult taksojuhil ikkagi ei olnud, see tariif oli suurusjärgus sama, aga see teenistus või see elustandard ei olnud seal ka midagi suurt enamat, et oligi, et sa saidki selle, praegult ei saa selle raha eest, ei saa isegi süüa osta selle 8 euro tariifi eest, mis sinna selline tavaline ots, 5 kilomeetri ots. Et praegu ei saa selle eest isegi seal midagi ostagi poest, kütuse saab paaki aga tol ajal ka, et tol ajal ka selle eest nagu ei olnud see ka mingi kõrge tariif, et tol ajal ka ei saanud selleks, et kui sa tahtsid ikkagi korterit endal üleval pidada, siis sa pidid ikkagi töötama seal 260 tundi, et iga päev pidid töötama, iga päev pidid 10 tundi töötama siis. Ja ei ole seal ju mingeid tingimusi muid, et ei ole seal ei puhkust, ei ole seal, ei ravikindlustust ega midagi, on see lihtsalt, see tuleb seal kätte läbi äpi ja see mingi summa, mis üle jääb, selle eest ostad süüa ja mõni elab autos ja et see elu on nagu niimoodi ja ongi praegu öelnud ju need keskklassi esindajad, eks ole, et see nagu ongi normaalne, eks ole. On siiamaani nende seisukoht olnud, et see nagu peabki nii olema, et see ongi turumajandus, eks ole, ja et see kõik ongi nagu tore, eks ole. Et meil on kõigil nagu samad tingimused ja nii on ju. Et aga nüüd ongi nüüd niimoodi, eks ole, et kui nüüd mina ütlen, eks ole, et ütlen nii, et näed, et 1500 tuli sul nüüd arve, eks ole, et sul tuli arve, eks ole, arve tuli sul nüüd 10 korda suurem ja siis ütlen, et see ongi nagu normaalne, et nii peabki olema, et siis ei ole ju ilus tegelikult. Et kui ma nüüd ütlen, et see ongi nüüd turumajandus ja et meil on kõik võrdsed tingimused ja lihtsalt köeti see arve nüüd 10 korda suuremaks, sa ei ole valmis selleks, eks sa ei olegi valmis selleks ja niimoodi lihtsalt tuli suuremaks ja ma ütlen sulle, et see nii ongi õige, et see ongi turumajandus, siis see ju ei ole õige. Et see ei ole ju ilus niimoodi. Et mina ei ütle niimoodi. Et mina arvan, et siin see jutt, mida ma olen rääkinud 23 minutit, mina arvan, et siin peaks kuskil see lahendus olema. Et see lahendus ei ole see, et kui sa oled kuskil soojas kohas, oled heades tingimustes ja seal mugavas, eks ole, ja siis sa taod endale rusikaga vastu rinda ja ütled, et las see, mis iganes on seal tänava peal külmas näljas, paljas, eks ole, või siis elab kuskil seal mis iganes autos magab, on ju, ei ole võimalik lihtsalt ostagi elupinda, ja siis öelda, et see on normaalne ja see peabki nii olema ja see ei pea nii olema. Et meie oleme ka siia jõudnud Pae tänavale, praegu ja see ju ei pea nii olema, et me ju ise tulime siia, et see ju ei pea nii olema ja kui inimene veel ütleb ka, eks ole, et ta ei taha sellise, et temaga niimoodi käitutakse seal tööl, et niimoodi suhtutakse,
ja nagu on siin see seisukoht olnud, et noh, et miljonärid nüüd viivad ühiskonda edasi ja noh, aga kuhu ta siis noh, kuhu nad nüüd siis nagu viinud on edasi. Et mina näiteks olen elanud siin noh, 9 ruutmeetrises noh, põhimõtteliselt koristuskapis kuskil, eks. Olen siin 7 aastat elanud, noh, et kas ma nüüd olen edasi kuskile liikunud, et kui miljonärid viivad ühiskonda edasi, et siis noh, kas siis, et kus see siis nagu kokku peaks klappima, et kas siis see koristuskapis elamine on siis edasijõudmine, et või siis kas siis mina siis ei ole ühiskonna liige. Siis tekivad nagu sellised küsimused, et kui need rikkurid ja keskklassist edasi ja need, eks ole, et kui nad viivad edasi seda ühiskonda, et kas siis viivad edasi, et kas siis see on edasiviimine, et või siis peab seal hakkama ju välistama neid asju, et noh, et siis mina ei ole ühiskonna liige, eks ole, et ma siis ei ole ühiskonna liige järelikult, et noh, et kas siis jällegi, kas siis see on ka siis õige, et miks siis keegi teine võib see ühiskonna liige olla, et kus see nagu empaatia siis on kadunud või et see siis hoolivus või selline mõistmine, et oleme ju kõik inimesed, et ei ole ju kellelgi hea, kui ta on kuskil seisus ja siis see, kes on kuskil seal, noh, kas tal eeldused seal ja mingid sellised asjad ja on seal mugavas kohas ja siis tema ütleb, et see nüüd peabki nii olema. Et üks on nagu mudas ja teine on siis seal sulepatjade peal ja et see ongi õige ja et see peabki nii olema, et see on nüüd turumajandus ja et nii saabki ja see ongi edasi liikumine. Et siis see ei ole ju edasi liikumine. Et kui nüüd need inimesed tunnevad seda praegu, kes on seal selle 2500 eurose palga peal, et ta võibki nüüd, noh, praegu võtab selle laenu ära, selle 1000, noh, et maksta see elektriarve ja noh, ja kui see olukord nüüd ei stabiliseeru, see ülekohus ei stabiliseeru, et siis ta ju varsti on ju tänava peal. Et mina näiteks ütlen, et mina ei ütle, et see on õige. Et aga sina ju ütlesid, kui sina olid seal heas seisus, et mina olin tänava peal, sina ju ütlesid, et see on õige, on ju. Noh, ja mina ei ütle seda. Et see on nagu niimoodi. Et nii see on. Et see ongi nii, et olemegi nüüd jõudnud siis ristmiku kaupluse juurde. Et ma näitan ka seda ristmiku kauplust. Selline ta on. Ja siis head aega!